Markit on IT e-hankekeskkond. See on selline veebipõhine teenus, mis on suunatud sellele, et säästa IT-ostjate aega ja raha. Ja meie innovatsioon seisneb selles, et kui me Eesti turul alustasime, siis meie algne idee oli selline väga lihtne. Me tegelikult lõime võimaluse lõppklientidelt osta IT-kaupu otse hulgimüüjalt. Et Markit e-hankekeskkond tähendab seda, et meil on selline innovaatiline ärimudel, mis võimaldab kliendil osta otse hulgimüüjalt. Ja siis selle lisaks me oleme teinud sellise tarkvara, mis võimaldab siis IT-hankimisprotsessis nagu võimalikult palju aega kokku hoida igal sammul. Ja kui me Eestis alustasime, siis me tegelikult nagu eesmärgiks asutajatena oli see, et muuta IT-ostmist kuidagi lihtsamaks, kiiremaks, paremaks. Meie taust olime väga pikalt olnud IT-riistvara müügis ja see, mis seal toimus, nagu meid kuidagi rahuldanud. Et meil tõesti selline siiras soov muuta selline kohati väga ebaefektiivne ja selline keerulisi mänge täis nagu IT-hankimise valdkond lihtsaks, mugavaks ja läbipaistvaks. Ja sellest nagu soovis tegelikult sündiski Markit, muuta see valdkond natuke paremaks. Ja vaadates nagu IT-tarneahelat sellel hetkel oli selline omapärane olukord, et kui me vaatasime siis muidugi ainult Eesti turgu, et Eesti turul näiteks 8 või tegelikult Eesti turul meil 2 miljardit krooni oli turumaht, siis sellest 89% tõid maale 2-3 hulgimüüjat. Nii et tegelikult kogu sellest kaupade voost tõid maale tegelikult 2-3 suuremat hulgimüüjat. Ja meie innovatsioon oligi selles mõttes lihtne, sealt tuleb ka Markiti nimi, et see on nagu IT market where it just have to market. Ehk siis nagu integreerides need hulgimüüjad selliseks üheks reaalajas toimivaks turuks, on võimalik pakkuda tegelikult kliendile hästi kiirelt optimaalses mõttes kogu turgu. Ja võimaldada siis kliendile osta tegelikult otse kokku agregeeritud hulgimüüjatelt. Ja see oli selline Eesti-põhine idee ja sinna juurde käib siis see nagu tarkvaraprotsess. Ja seejärel me siis olime Eestis väga kiirelt, väga edukad, klientidele väga meeldis see lähenemine. Meil oli ka selline mudel sinna juurde nagu avatud marginaal, et hinnastamine oli täiesti läbipaistev. Klient teadis, mida see kaup maksab hulgimüüja juures, mida ta maksab meile vahendustasuna. Ja sel hetkel me oli teadnud, et tegelikult kõik Euroopa turud on oma struktuurilt väga sarnased. Ja siis tekkis meil nagu pärast seda Eesti esialgset edu nagu üsna kiiresti soov ja ambitsioon tegelikult liikuda nagu rahvusvaheliselt edasi. Ja liikudes muidugi esimese sammuna nagu Eesti ettevõttele kombeks nagu Läti ja Leetu, siis me nägime, et seal nagu see IT-turg on täpselt samamoodi ja nagu kopeerisime mudeliga pealt Läti ja Leetu ja ka nagu edukalt. Ja tegelikult täna üks nagu Markiti kandvad ideid on pakkuda rahvusvahelistele klientidele tsentraalset tellimist ja lokaalset tarnet. Ja see vajab natuke seletamist. Kui nüüd kujutada Markitit ette kõikides Euroopa riikides, siis tänaseks me oleme integreerinud lokaalsed hulgimüüjad kõikides Euroopa riikides, see on siis 24 riiki. Ja kui nüüd rahvusvaheline ettevõtte, kelle peakorter on tüüpi Londonis või Helsingis ja kelle tütarettevõtted üle Euroopa, siis meid kasutades ta võimaldab teha sellist asja, et ta saab tsentraalselt tellida, aga tarne on lokaalne. Ehk siis Helsingis olev IT-juht võib tellida oma tütarettevõtetele väga kiiresti kasutades meie süsteemi kõikidesse Euroopa riikidesse, nii et tarne juhtub samal päeval korraga 24 Euroopa riigis. Arveldamine, tarne, lokalisatsioonid, kõik on nagu paigas. Et siis võib öelda, et mõnes mõttes selles mudelis me nagu liigutame nagu bitte, mitte nagu kaste. Põhimõtteliselt see on tegelikult on võimalik tarnida Markiti kaudu ükskõik mis aadressile Euroopas 24 tunni jooksul. Ükskõik mida siis IT-kaupade hulgast.